Donald Trumpi ähvardus kehtestada 8 Euroopa riigile kõrged tollimaksud on riikide sõnul Atlandi-ülestele suhetele ülimalt kahjulik. Mitmed Eesti poliitikud leiavad, et muutunud julgeolekuolukorras tuleb vähendada sõltuvust USA-st. Kaitsevõime küsimused on jäetud unarusse, lootes, et küllap keegi suurem naaber meie ees seisab, kui asi on kriitiline. Tallinna linnavõim jätab uue suurhaigla projekteerimise pausile. Sellest tulebki aru saada nii, et seda haiglat ei tule. Kampaania 100 suusatundi kutsub taas lapsi ja täiskasvanuid tasuta suusatrenni. Tere õhtust, vaatajad, Aktuaalse kaamera nädallõpusaade pühapäeval 18. jaanuaril. Taani, Saksamaa, Rootsi, Norra, Soome, Prantsusmaa, Holland ja Suurbritannia kinnitasid ühiselt täielikku solidaarsust Gröönimaaga. Riigid rõhutavad, et USA presidendi Donald Trumpi eilsed ähvardused kehtestada neile kõrged tollimaksud on Atlandi-ülestele suhetele ülimalt kahjulikud. Tollimaksude tõstmist Gröönimaa omastamise eesmärgil on kritiseerinud ka teised Euroopa riigid. Seega talvine ilm koos lumega püsib ka kuu teisel poolel. Ilusat õhtut! Aitäh! Reede hilisõhtul rõkatas rõõm Niina Petrõkina uisukavast. Veatusõiduga kogus Niina seekord rohkem punkte kui Euroopa meistrivõistlustel eelmisel aastal, võites konkurente mäekõrguselt. Uue Eesti rekordiga toob ta jälle koju Euroopa meistri kuldmedali. Vahva! Head õhtut! Tere õhtust! Loodetavasti saite lõppeval nädalavahetusel kõigi muude tegemiste kõrval ka õues olla ja talvemõnusid nautida.